unikaalseid paiku käiakse külastamas üle kogu maa ja nii satub siia Lõuna-Eestisse igal aastal sadu tuhandeid turiste, kes siin ringi uudistades arendavad ja edendavad kohalikku ettevõtlust. Juba 25 aastat tagasi saadi aru, et Lõuna-Eesti turismi arendamise ja turundamisega tuleb tegeleda. Sellest ideest sündis sihtasutus Tartumaa Turism. Tartumaa Turism loodi eesmärgil suurendada turismialast koostööd nii Tartu linna kui maakonna ettevõtjate vahel ja kindlasti selleks, et turismitooted oleksid professionaalsemad, vastaksid rohkem külaliste ootustele, turunduse koordineerimine ja turismi infokeskuse töö koordineerimine ja kõik see. Alustasime päris alguses 4 inimesega. Algusaastatel oli kindlasti kõige suurem osa osaleda nii kohalikel kui rahvusvahelistel projektidel, et saada ja suurendada Tartumaa Turismi rahalisi võimekusi. Töövahe oli hästi suures selles, et meile tuli väga palju postidel kirju. Lisaks saatsime hästi palju turundusmaterjale, kaarti, suuri pakse katalooge, mida me sel ajal valmistasime. Ja võib-olla nagu selline märgiline projekt võiks öelda Tartu turundamine ja arendamine konverentsiturismi sihtkohaks. Tartumaa turismi arendamise ajaloost on rääkida lõputuid lugusid. Üks suur verstapost oli aga Tartu linna avalike suhete osakonnaga kokkukolimine. Avalike suhete, maine ja turundusteemad ühendati. Tartumaa turismiga aastal 2016 see, mida sooviti saavutada, oli sünergia ja dubleerimise vähendamine. Paranes info liikumine ja linn organisatsioonina on vaieldamatult väga palju suurem kui üks sihtasutus ja tegelikult need lisaressursid, mis tekkisid piirkonna turundamiseks tänu sellele. Kui rääkida edulugudest, siis metsast taldrikule maitsete nädala alustamine, Tartu toidu- ja veinifestivali reformimine, lisaks mitmed Green Destinationsi edulood. Et üks asi on palju edukaid õnnestunud projekte, aga tegelikult ju võiduks võib lugeda ka seda, et 2016 aasta algusest kuni COVID-i eelse ajani me suutsime linnakülastajate arvu kahekordistada. Vähe sellest, et Tartu minevikus on turismi arendamiseks suisa seljad vastamisi pandud, siis tegelikult toimetati paralleelselt Lõuna-Eesti ülese koostööga. Kuigi maavalitsuste sulgemise järel katkes ka Lõuna-Eesti turismi koostöö, siis seda vaid hetkeks. Koos jätkati uues vormis ja veelgi suuremalt. Lõuna-Eesti turismiklaster loodi sellepärast, et ettevõtjad, aga ka maakondlikud arendusorganisatsioonid, erinevate valdkondade inimesed leidsid, et selleks, et Lõuna-Eesti paistaks silma väga särava sihtkohana turistidele, miks mitte ka tuleviku elanikele, panid oma seljad kokku ja nii see klaster sündis. Lõuna-Eesti turismiklastri loomise juures oli minu jaoks vägagi märkimisväärne just ettevõtjate soov kaasa mõelda, panustada. Ilmselgelt on 25 aastat tööd ennast ära tasunud. Vaadake neid inimesi, kes iga päev siia Lõuna-Eestisse kokku tulevad. Kui nüüd mõelda sellele, millega klaster meie inimesed igapäevaselt tegelevad, see teemade valdkond on üsna lai. Niimoodi kitsamas vaates võiks öelda, et nii meie kui ka meie piirkonna turismiasjalised, me kõik ju tahame, et meid külastaks rohkem häid külastajaid. Tegelikult me tahaks, et turismisektoril läheks hästi igas võtmes, et oleks konkurentsivõimelised palgad, et töötajaskond tunneks kindlustunnet ja need inimesed, kes turismisektoris töötavad, et nad oleksid kompetentsed ja võimelised igal ajal naeratama nendele, keda me enda juurde ootame. Minu töötatud aja jooksul on turism väga palju muutunud. Kui me alguses olime Tartu ja Tartu maakonnaga tegelev turismiasutus, siis täna me tegeleme tegelikult terve Lõuna-Eestiga. Ühiselt koos töötades see on andnud meile juurde väga palju ja me tegelikult oleme Eestis ainuke piirkond, kes praegu selle mudeli järgi laiemalt toimetab, et ikkagi võtta 5 maakonda ja nende turismiinimesed kokku ühe asutuse alla, et see on märkimisväärne tulemus. Aga kahjuks me enam sinna avalike suhete Maia Jaani tänavale poleks selle kambaga ära mahtunud
et siis hakkasime mõtlema uusi võimalusi, et ja mis oleks olnud parem variant, kui kolida kokku kultuuripealinna meeskonnaga ühte majja. Et see täpselt samamoodi nagu eelneval avalike suhetega kokkukolimisel lihtsustas jälle väga paljusid protsesse nii turunduses, kommunikatsioonis, koostöös. Mõelge, 100 ettevõtted ja 100 000 külalised. Lõuna-Eesti klastris olemine annab kindlasti ettevõttele seda, et näeb, mida kolleegid teevad, teistpidi saab teha ühiselt teatud projekte. Ma arvan, et selline omavaheline suhtlemine ja võrgustiku tekkimine on tõenäoliselt kõige suurem väärtus sellele. Tegelikult, kui me tahame väljapoole paista, me peame seda tegema koos. Et me võime siin omavahel ja Eesti sees olla nagu konkurendid, aga kui me räägime nüüd näiteks kas juba Läti turul või Leedu turul, siis tegelikult me ju tahame neid nii-öelda Lõuna-Eestisse saada. Ja ma arvan, et siin ongi see ühine roll, mis oli vaja kokku panna. Lõuna-Eesti ei ole ainult 15 000 ruutkilomeetrit metsa ja sood. See on paik, kus elavad õnnelikud ja imelised inimesed, sünnivad huvitavad lood ja tegutsevad edukad ettevõtted.